Trumpi otsus blokeerida Iraani Hormuzi väina blokaad teeks ilmselt Sun Tzu uhkeks. Aga viimati, kui Iraan otsustas väina sulgeda, alustasid ameeriklased üht suurimat merekonvoi operatsiooni pärast teist maailmasõda, uputasid ühe pärastlõunaga umbes poole Iraani sõjalaevastikust ning tegid seda nii laastavalt, et Iraan kirjutas sõna otseses mõttes alla relvarahulepingule, et sõda lõpetada. See on lugu operatsioonist Ernest Will, 14 kuud kestnud saagast, kus Ameerika palus Iraanil viisakalt lõpetada naftatankeritega jamamine. On aasta 1980. Iraagi eesotsas on mees, kelle kogu isiksus seisneb tema vuntsides. Saddam Hussein vaatab Iraani revolutsiooni järgset kaost, näeb riiki, mis just ajas šahhi minema ja on hõivatud omaenda kindralite hukkamisega ning mõtleb. Tead mis? See võib tunduda hea aeg mõne maa haaramiseks. 8 aastat kaevikusõda, keemiarelvad ja umbes 1 miljon surnut. Hiljem selgub, et see polnud tegelikult hea mõte. Aga meie pole siin maasõja pärast. Meie oleme siin meresõja pärast. Umbes 1984. aastaks said mõlemad pooled aru, et nad ei suuda teineteist maismaal tegelikult võita. Nii tegid nad seda, mida iga rahaliselt pankrotis riik teeb, kui head ideed otsa saavad. Nad üritasid teise poole majandust kägistada. Ja Pärsia lahes tähendab see ainult üht. Naftatankereid. Iraak hakkas pommitama Iraani naftaterminale Kargi saarel. Iraan hakkas ründama kõiki tankereid, mis läksid Iraagi lähedale. Ja just nii sündis tankerite sõda. Kuid Iraak on sel hetkel sisemaariik, sest Iraan vallutas Alfa poolsaare. Nii et Iraak ei saa tegelikult oma naftat transportida. Nii et Iraak laseb Kuveidil oma naftat transportida. Vastutasuks kirjutas Kuveit Iraagile tühje tšekke, andis miljardeid laene ja lubas Iraagi toornaftal voolata välja läbi Kuveidi sadamate Kuveidi laevadel. Nii otsustab Iraan rünnata ka Kuveidi laevu, arvates, et need on vaba saak. Iraan hakkab Kuveidi tankereid õhku laskma kõigega, mis neil on. Laevavastased raketid, kahuripaadid, kiirkaatrid, millel tüübid hoiavad granaadiheikjaid, meremiinid. 1986 aastaks oli Pärsia lahes rünnatud üle 200 neutraalse tankeri ja neist rünnakutest lausa 25% olid suunatud ainult Kuveidile. Tol ajal liigus 60% maailma naftast läbi selle väina. Täna on see vaid umbes 20%. Nii et jah, see tankerite sõda tõstis nafta hinda igas maailma nurgas. Nii et Kuveit teeb midagi geniaalset. 1986 aasta lõpus otsustasid nad Ühendriike vihale ajada. Kõigepealt palusid nad abi Nõukogude Liidult, kes ütles kohe jah, sest neil oleks hea meel leida ettekääne sõjalaevade parkimiseks Pärsia lahes, ja siis pöördusid nad Ühendriikide poole. Washington nägi, kuidas nõukogulased nuhivad maailma tähtsaima naftade ümber ja otsustas, et ei mingil juhul, mitte mingil juhul ei lubataks nõukogulasi millegi nii olulise lähedale. Nii et 1987 aasta märtsis nõustus Reagani administratsioon Kuveidi pakutud plaaniga. Kuveit võtab 11 oma tankerist, värvib üle Kuveidi lipu, paneb asemele Ameerika lipu, nimetab need ümber ja nüüd on need Ameerika laevad. Kui ründad ühte neist, siis sa ei ründa Kuveiti, sa ründad USA'd. See oli operatsioon Ernest Will ja sellest pidi saama üks suurimaid merekonvoi operatsioone, mida Ameerika oli korraldanud pärast teist maailmasõda. Lennukikandjad, lahingulaevad, hävitajad, fregatid, ristlejad, rannavalvekutterid, AWACS lennukid, lendamas üleval armee erioperatsioonide helikopterid, mereväes siilid, eriüksuste paadimeeskonnad. Kogu armada pidi olema selles piirkonnas kohal. 22. juulil 1987 moodustati esimene konvoi. Etanduse täht on laev nimega Bridgeton ja ma tahan, et sa mõistaksid, kui suur Bridgeton on. Ta on üle 1000 jala pikk, kaalub 414 000 tonni. Ta on sõna otseses mõttes 3 jalgpalliväljaku pikkune otsast otsani ja veab rohkem naftat kui mitme väikeriigi SKT kokku. Kui vaja, võiks tema peal isegi lennuki maandada. Teda saadavad 3 Ameerika sõjalaeva, juhitavate rakettidega hävitaja USS Kidd, ristleja USS Fox ja fregatt USS Crumlin. Kõik nad on varustatud 1987 aasta parimate relvadega. Nad läbivad Hormuzi väina ilma vahejuhtumiteta. 4 Iraani F-4 Phantomid tulevad olukorda vaatama, saavad aru, et nad on tugevas vähemuses ja pöörduvad siis lihtsalt tagasi koju. Olgu, seni on kõik hästi. Kuid kulisside taga teeb Iraani revolutsiooniline kaardivägi midagi, mida Pentagon ilmselt ette ei näinud. Nad on võtnud vana dessantlaeva ja laadinud selle täis vanu Vene disainiga M08 kontaktmiine. 23. juuli ööl, vahetult enne Bridgetoni saabumist, hiilivad nad välja, panevad konvoi teele umbes 500 jardi vahedega 9 miini ja hiilivad tagasi. Ameerika luure tabas küll teistsuguse Iraani rünnakukava, mis jäeti ära, kuid miinipaneku operatsiooni nad ei märganud üldse. On 24. juuli varahommik. Bridgetoni kapten, mees nimega Frank Zaitz, on sillal. 100-kraadine kuumus, vaikne vesi. Kõik on korras. Siis ei olnud enam kõik korras. Bridgeton sõidab miinile. Kapten Zaitz kirjeldas hiljem, et see tundus nagu 500-tonnine haamer oleks tema laevale kukkunud ja ta oli supertankeril.
See rebib kere sisse 11x5 jala suuruse augu ja ujutab paagi üle. Aga asi on selles, Bridget on nii uskumatult hiiglaslik, et isegi see vaevu aedlustab teda. Ta liigub endiselt 16 miili tunnis. Captain Seitz annab käsu teha hädapidurdus, mis on merenduslik hädamanööver, kus laeva mootor kästakse täisvõimsusel tagurpidi tööle panna. Aga see ei loe. Selle monstrumi peatamiseks kulub 3 miili ja 30 minutit. Nii et ta lihtsalt jätkab liikumist. Samal ajal eskordilaevad lihtsalt peatavad. Kidd peatub. Cromlin peatab. Fox kaugel taga peatab. Ja kapten Seitz tuleb raadiosse ja ütleb sisuliselt ning ma parafraseerin, aga see on tegelik hetk. Kuulge, ma ei tea, kas keegi teist mõistab, kui võimas see, mis siin just juhtus oli, aga see miin oleks teie laevad täielikult hävitanud. Ma soovitaksin tungivalt teil lihtsalt minu taha tulla ja nii nad teevadki. Ülejäänud teekonna jooksul Kuveiti rivistuvad 3 Ameerika Ühendriikide mereväe sõjalaeva üksteise järel vigastatud naftatankeri taha, kasutades Kuveidi supertankerit oma miinitraalerina. Nõukogude miinitraaler sõidab neist mööda vastassuunas ja Ameerika kapten hoiatab venelasi miinivälja eest. Vene kapten vastab raadios, aitäh Ameerika sõjalaev. Selle konvoi foto, kus USA sõjalaevad sõidavad alandlikult vigastatud tankeri järel, jõuab iga suurema ajalehe esiküljele kogu maailmas. Briti peaminister Margaret Thatcher kutsus avalikult Ameerikat üles reageerima väga rahulikult, sest ta teadis, et torm on tulemas. Kui Ameerika saadab Iraani meremiinide vastu miinitraalerid, toob Iraan välja veel ühe relva, Sidiusi raketid. Need on Hiina koopia vanast Nõukogude laevatõrjeraketist. Need ei ole maailma kõige keerukamad relvad. Need on sisuliselt lendav prügikast, mis on täis lõhkeainet. Suunad selle laeva poole ja loodad parimat. Aga kui üks neist tabab, siis on laeval väga halb päev. 1987 aasta oktoobris tulistab Iraan Sidusi raketi Kuveidi pihta, kuid möödub ja tabab hoopis Sungari nimelist tankerlaeva, mis oli ankrus ranniku lähedal. Järgmisel päeval tulistab Iraan veel ühe Sidusi raketi ja seekord tabab see Sea Isle City nimelist ümberlipustatud Ameerika tankerlaeva. Vigastada saab 18 inimest. Laeva Ameerika kapten jääb jäädavalt pimedaks. Iraan, olles endiselt teadmatuses oma tehtud veast, kuulutab välja propagandavõidu. Aga nüüdseks on Ameerika Ühendriigid ametlikult viisakusest loobunud. Reagan annab heakskiidu vastuseks nimega Operatsioon Nobe Ambur. 4 Ameerika hävitajat liiguvad 2 Iraani naftaplatvormi juurde Rostemi naftaväljal. Platvormide nimed on Rashadat ja Reshadat. IRTC on kasutanud neid sõjaväebaasidena kiirkaatrite rünnakute alustamiseks. Nad annavad raadioside kaudu ette teada. Lahkuge platvormilt, härrased. Teil on 20 minutit. Siis avavad nad tule 5-tolliste kahuritega 90 minuti jooksul, lasevad platvormi pihta üle 1000 mürsu ja muudavad selle lihtsalt räbuks. Siis lähevad USA mereväe eriüksuslased 3. platvormile, otsivad sealt luureinfot ja lahkuvad. Iraan saab sõnumist aru. Umbes 6 kuuks lõpetavad nad rakettide tulistamise Ameerika lipu all sõitvate tankerite pihta, aga selgub, et miinide panemist nad ei lõpeta. Nad muutuvad lihtsalt kavalamaks. Nad panid miine sügisel ja talvel. Nad panid miine ka kevadel. Ja 13. aprilli ööl vastu 14. aprilli 1988 aastal lipsab Iraani laev nimega Charak välja ja paneb 12 miinist koosneva miinivälja otse põhja suunduva USA mereväe fregati teele, mis tuleb tankima. See fregat oli USS Samuel B. Roberts. Sammy B, nagu meeskond teda kutsus, oli 1988 aastal umbes 2 aasta vanune ja tema komandör, kapten Paul Wren, oli täielik fanaatik avariitõrjealal. 14. aprilli hiline pärastlõuna. Sammy B liigub põhja poole Kesk-Pärsia lahes. Meeskond märkab ees 3 tumedat eset vee peal hõljumas. Tekilolev ohvitser kutsub kapteni. Kapten läheb sillale, vaatab ja kinnitab, et need on miinid. Ta annab käsu peatuda, kutsub välja lahinguhäire ilma alarmi andmata, sest ta ei taha, et meeskond ringi jookseks ja laeva raputaks. Ta hakkab aeglaselt tagurdama ja kutsub miinitraalerit. Kuid 10 minutit hiljem plahvatab 4. miin, mida keegi ei märganud, otse Sammy B all. See tõstab kogu fregati veest välja. Plahvatus tekitab kere sisse 21 jalase augu. Kiil murdub, kütusetorud purunevad, paisates tulepalle läbi masinaruumi. Ja laev hakkab endasse merevett sisse laskma sellise kiirusega, et füüsika järgi oleks ta pidanud umbes 90 sekundiga lahe põhja vajuma ja siis tasuvad end ära avariitõrjeõppused. Samuel B. Robertsi meeskond, tegutsedes puhtalt väljaõppe ja adrenaliini najal, teeb midagi, mida mereinsenerid hiljem nimetasid peaaegu võimatuks. Nad võitlevad tulekahjudega. Nad toestavad vaheseinu puiduga. Kui laev hakkab sõna otseses mõttes pooleks murduma, veavad nad terastrossid üle pealisehituse ja pingutavad need, et hoida 2 poolt koos.
5 tundi võitlesid nad laeva päästmise nimel. Ja Sammy B lonkas tagasi Dubaisse. Poolenisti uppununa 10 meest vigastatud ja imekombel ei saanud ükski ameeriklane surma. Veidi hiljem sukeldusid tuukrid samasse kohta, kus Sammy B pihta sai. Nad leidsid miinitükid ja tuvastasid selle M08 ankurdatud kontaktmiinina. Seriaanumbrid vastasid neile, mis olid eelmisel aastal Iraani miinipanijalt Iran Ajirilt konfiskeeritud. Raport liigub ülespoole, see jõuab Ronald Reagani lauale ja Reagan, nagu ka eelmisel korral, annab käsu, mida ta nimetab proportsionaalseks vastuseks. Kuid Ameerika Ühendriikide merevägi kuulis sellest hoopis minge täiega peale. 4 päeva hiljem, 18. aprillil 1988, alustas Ameerika Ühendriikide merevägi operatsiooni Praying Mantis. Plaanis oli 3 pealveelaevade lahingugrupi. Igaüks neist koosnes paarist hävitajast ja tugilaevast. Esimene ja teine grupp saadeti hävitama 2 Iraani naftaplatvormi, mis olid muudetud revolutsioonilise kaardiväe baasideks. 3. grupile anti ülesandeks jahtida Iraani 2 moodsat fregati, Sahandi ja Sablani. Samal ajal seisis lennukikandja USS Enterprise Pärsia lahe vahetusläheduses juhuks, kui oleks vaja lisatuge. Esimene peatus oli Sassan platvorm. Esimene grupp andis raadios hoiatuse ja andis iraanlastele platvormil 20 minutit evakueerumiseks. Enamik neist ronib puksiirpaatidesse ja hakkab lahkuma, kuid üks mees platvormil otsustas kangelaseks hakata. Ta hüppab 23 mm õhutõrje kahuri juurde ja avab tule. USA mereväegrupp tulistas vastuseks ainult 1 5-tollise mürsu. Mõni minut hiljem saabuvad merejalaväelased, paigaldavad lõhkelaengud ja platvorm lendab suitsupilve. Sama juhtub ka teise grupiga, kes hävitab Siri platvormi. Kui iraanlased seal tulistama hakkavad, jätkab Ameerika hävitaja lihtsalt 5-tolliste mürskude tulistamist konstruktsiooni pihta, kuni kogu asi põleb nii tugevalt, et kaasa toodud SEAL-tiimil polegi vaja lõhkelaenguid kasutada. Ja siis lähevad asjad põnevaks. Iraani kiirründelaev Joshan sööstab teise grupi poole. Ameeriklased üritavad seda hoiatada. Joshan ütleb, et lahkub, kuid tulistab siis otse Ameerika hävitajate pihta Harpoon-raketi. Ameeriklased aktiveerivad vastumeetmed. Rakett kaotab sihtmärgi ja umbes 30 sekundit hiljem lendab 5 Ameerika raketti teises suunas. Joshamil ei ole oma kaitse ega vastumeetmeid, nii et iga iraanlane sellel laeval kohtub oma loojaga. Siis saabuvad 3 Iraani F-4 Phantomit põhjast, otsides kättemaksu. Ameerika õhutõrjeraketid tõusevad neid tervitama. 1 F-4 saab tabamuse ja kaotab tiiva. Teised 2 pööravad nii kiiresti ringi, et peaaegu põrkuvad omavahel. Samal ajal leiab 3. grupp koos Enterprise'ilt tulnud 2 A-6 Intruderiga Iraani fregati Sahandi. A-6 teevad madallennu, et kinnitada, kas Sahand avab tule, mis andis ameeriklastele seadusliku loa ta uputada. Seda nad ka rõõmuga teevad. Harpoon-raketiga läbi kere, laserjuhitava pommiga läbi teki ja lisaks veel 1000-naelase pommiga. Veidi hiljem jõuavad nad järele tema sõsarlaevale Sabalanile, kes üritab märkamatult lahkuda. A6 laseb talle otse pihta 2000-naelase pommi. Masinarum plahvatab seestpoolt ja laev jääb seal samas rivist välja. Selleks hetkeks peab Washington helistama mereväele ja käskima neil lõpetada. Muidu saaks Iraan 1 päevaga oma mereväest täiesti ilma. Vaid 8 tunniga uputas või rivist välja 5 USA merevägi umbes poole Iraani lahinguvõimelisest laevastikust. Pärast operatsiooni Mantis vähenesid Iraani rünnakud neutraalsete laevade vastu Pärsia lahes järsult. 3 kuud hiljem, 18. juulil 1988, nõustus Iraan ÜRO vaherahuresolutsiooniga, mis lõpetas 8 aastat kestnud sõja Iraagiga. See oli sõda, mida nad olid pidanud alates 1980 aastast. Sõda, mille kohta nad olid oma rahvale öelnud, et nad ei loobu sellest kunagi. Sõda, mis oli neile maksma läinud umbes 500 000 iraanlast. Ajatolla ise pidas kõne, milles ütles, et vaherahu aktsepteerimine oli kibedam kui mürgi joomine. Mees, kes oli 10 aastat oma rahvale rääkinud, et Ameerika on suur saatan, oli sunnitud raadio otse-eetris tunnistama, et ta eelistaks pigem mürki juua, kui jätkata seda, milles on nüüd ka USA merevägi. Ernest Will lõpeb ametlikult 26. septembril 1988. USS Vandegrift saadab viimase tankerlaeva Kuveiti. Kokku saadeti 25 konvoid, üle 250 kaubalaeva turvaliselt läbi piirkonna, kus 14 kuu jooksul pärast Bridgetoni koledat esimest päeva ei õnnestunud ühtegi konvois olnud laeva edukalt rünnata. Ja Ameerika Ühendriikide merevägi oli selle käigus peaaegu üksinda lõpetanud sõja, mis oli kestnud suurema osa kümnendist. Ja kuule, mis sai Sammy B-st, sellest fregatist, mis iga füüsikaseaduse järgi oleks pidanud lahe põhjas olema? Tema jäänused veeti tagasi Maine'i, siis lõigati välja kogu hävinenud osa ja ehitati sõna otseses mõttes uus moodul, mis keevitati külge ning laev pandi uuesti kokku. Täpselt aasta hiljem oli ta taas merel. Ta teenis veel 27 aastat. Ta läks erru 2015 aastal.